Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Ja tervist! Delfi jalgpallistuudios koolmeistrid Kaljurand, Ooper ja Talvet ja täna siis teeme sellise asja, et anname hindeid välismaal mängivate Eesti jalgpallurite viimasel poolaastale, ehk siis kuidas enamikel neil siis, kuidas see hooaja esimene pool läinud on. Või teine pool, oleneb, kus nad mängivad enamasti esimene pool. Tulemus sissejuhatus läks pekki, mis seal ikka hakkame minema. Alustame Aleks-Mattias Tammest. Aleks-Mattias Tamm alustas hooaina siis Sloveenias oli üsna nutune, 13 mängu, 333 minutit ja 1 värav ja nii otsustas Tamm koos klubiga, et on paslik minna laenule, läks Šotimaal Livingstoni, kus on siis debüüt küll vahetusest. Andres Ooper, sina oli selline, alustamegi ründajatest, on ainus, kus meil on mingi spetsialiteet, enam me muud ei jada ju mitte midagi. Tead, see lahkumine sellisel hetkel, ma saan aru ühest küljest, me kuidagi oleme siin väga kikkis, kui keegi läheb Briti saartele ja äge. Teisalt, lõppkokkuvõttes ikkagi Alex Tamm otsustas, et ta ei taha eurosarja sihtivas klubis võidelda mänguaja eest, et mõnes mõttes kaude võiks öelda, et justkui alla andmine, et kuidas sa, Andres Ooper, üldse, kas sina või oleks olnud selline, kui oleks Tamm küsinud sinult, et kas ma peaks võitlema siin Sloveenias olümpias mänguaja eest või minna lainul, mis nõu sa oleks andnud? No ma lähen sinna, et proovi ja võitle ikka esialgu ja ole ikka võimalikult heas klubis, kes võitlevad eurokohtude, võib-olla meistritiitli eest, et ma nagu soovitaks ikka pigem sedapidi, et ära anna kohe alla, Livingston on sulle Šotimaal siis selgelt viimane, eks argument, mis on kaks argumenti, seal saab rohkem mänguaega ja teine argument on see, et saab justkui kuskil pildile. Kas see on kuskil lubatud, et selles mõttes ja meil eestlastel kahjuks on see treeneri vahetus, mul endal oli ka, et treeneri vahetusega kaasneb kahjuks selline julm võitlus, et kes see nüüd silma jääb ja kes ma ei tea, rohkem taustatööd teeb, võib-olla keegi rohkem treeneriga või spordidirektoriga rääkimas, et ma olin ka selline vaikne ja võib-olla pigem tagasihoidlikum, aga kui mingi hierarhia oli saavutatud, siis oli võib-olla natukene küll kergem, et tuleb lihtsalt üks moment meelde Roodas, kus oli spordidirektor vahetas, treener vahetus, toodi mingid uued ründajad sisse ja pandigi pingile, aga siis on mokk maas, tee tööd ja ütleme, lõpuks tuligi, treener tuli tagasi, pani minu põhisse, ütles sorry, näed, et mulle anti juhised, et anna andeks ja oligi, võitlesid oma koha tagasi, et ma ei ütle, et see laenule minek on mingi paha variant ja nii edasi, aga jah, ma soovitaks kõigepealt ikka võidelda ja anda lahing selle parema satsi eest nii-öelda paberile, et sellise mitte minna mingi tagumise otsa klubi juurde. Eile õnnestus Tammega natuke rääkida ka ja siis ta ütles ka, et tegelikult ta otseselt ei otsinud seda laenule mineku varianti, aga lihtsalt nagu nii-öelda tekkis ja kuna ta nii-öelda siis tema hinnangul ja siis ma arvan, et ka tema agendi hinnangul oli see nii-öelda selline variant, läbi mille tal on võimalik, ta vähemalt ise usub, et tal on võimalik oma väärtust sellega nagu tõsta. Et see oli see argument, miks ta otsustas siis ikkagi nagu selle pakkumise nagu vastu võtta. Et ta ütles ka, et samas ta oli nagu valmis selleks, tuli sealt talvepausile selle mentaliteediga, et ta lähebki tagasi, hakkab oma kohast võitlema, et ühesõnaga tema esmane eesmärk ei olnud nagu otsida laenu. No siis ma kiidan selle heaks. Selles mõttes täpselt nii ongi, et tema nägi selles võimalust mänguaega ja kõike teenida ja miks mitte, meil on ju Šotimaal olnud ründavad mängijad, just Ojamaa ja Anier täpselt, et kes on seal väga head tööd teinud ja miks mitte, ega ründajal on väravaid maja, kui sa neid väravaid seal lööd ja saad. Mis on kummaline, ma tõmban selle siia vahele, et tegelikult Tamm viimast mängu alustas põhis Sloveenias, et enne seda talvepausi siis on, et ei olnud päris nii, et üldse minutid ei saanud, lihtsalt need minutid tulid hektiliselt, et viimased mängud on ju, viimased 5 mängus Sloveenias 45 minutit, 13 minutit, siis on 0, 16 ja 50 on. See oli mingi 300 minutit tuli. Et ja pluss, eks ole, kahes mängus siis alustas põhis, et ei saaks öelda, et ta oli täitsa välja külmutatud. Selles mõttes ongi, et aga ma ütlen, Kilmandrocki sees on siis mingi Austraalia hiid, loomulikult on Šotimaa liiga, siis ründe peab olema 1,97 aga see tundub olema udumees, et 2 säravat löönud, et sellise mehe võib-olla pingile mängimine võib-olla ei ole võimatu.
aga noh, ma ei tea, kui me anname seda hinnet, vana aja 5 väga hea, pool aasta 4 hea, 3 rahuldav, 2 mitte rahuldav, no siis me vist peame ütlema, et see on 2 või 3 miinus vahel, sest me ei saa mitte mingil juhul... Raske on ilma mingi mängu nägemata midagi öelda. Polegi vaja see, ta ise ütles ka eile selle kohta, et see on ebarahuldav olnud see, mis see pool aasta oli, et ta ise nagu kindlasti ma kui me talle siin 4 paneks, ta mõtleks ka, et me soojad peast siin oleme nagu, üldse nagu aru ei saa midagi. Võib-olla paneme 3 miinus, et see miinus tuleb, et sai vähemalt uuest klubis kohe peale ja sai minema ja ikka mingid minutid tulid, aga selles mõttes on tegelikult on ikkagi, mõtle ise, Andres, sa 1 aastal oled, sa ei tea, mis tunne see on, 1 aastal oled riigimeister ainult ja siis mõtle, ja suvel muutub nii palju, et sul treener muutub just, eks ole, nendel see teine staarründaja, see Floatsi, mis iganes, see ju läks ära veel, just kui tundus, et nüüd on Tamme aasta ja tuligi selline 13 mängu 1 ära, et see on ikkagi närvvärk, et keeruline. Ja ei, keeruline loomulikult ja ma ütlen, soovin jõudu uues klubis siis, et neid väravaid tuleks ja enesekindlus tuleks ja seda on kõike meil koondises ju ka vaja, et ja. Mina jään selle juurde, et oleks võinud ikkagi võidelda selle ruha eest. Minu jaoks on see kuidagi selline lihtsama väljapääsu teed ja ma ütlen, minu meelest me oleme ainult kitkis sellepärast, et Šotimaa, ma ei tea, meil on see Inglismaa jalgpall tundub üli äge. Tema enda jaoks tundub ka. Aga tegelikult see Šotimaa ju ei ole mingi... Lihtsalt tuli praegu kohe sellega ette, kus et Šotimaa ja Inglismaa, et see ei ole sama. Kõige naljak põhjust rääkis ka, et tore, et inglise keel on ja aga samas ma peatreeni pean ikka lähedale, seal saan aruda jutus, kui kaugemale jään juba siis aru, mis asjada räägime. Ja hommikul ilma kohvita veel. See oli sama Taanis ka, et kui keegi hakkas rääkima seal oma pudikeelt, siis ei saa midagi aru ja šotlased on vist samasugused, jah. Niisiis, veel üks mees, see mees andis küll, ta on küll naasnud nüüd Eestisse, et andis siis pulli interk ja andis tegelikult pressiteade, see Flora andis päris julge pressiteadet andis välja, vaata, ikka see pressiteates siis oli, et vend ütles ka, et kõige rohkem nõudis järeleaitamist võhm, et sain šoti, kui nägin, kui palju Hollandis mängu ajal joostakse. Samuti võistina palli konkreetne raitsmine ja hoimine, meeskonnal on element, mille parandamisega pean tegelema. No laias laastus mina loen sellest välja mitte seda, et ma loen välja, et Andres, miks me sina, nüüd sa pead raitsma Eesti treeneid. Kuidas me kasvatame Eestis järjepidevalt neid mängijaid, kes lähevad välismaale ja saatad, holy shit, et siin joostakse ja ma pean nüüd hakkama jooksma ja harjutama. Miks Andres? See on üks asi, mida me kindlasti saame siin teha ja siin saab jälle näite tuua, et me ka Teituriga jooksime väga palju ja kui ma läksin Aalborgi, siis esimesed 2 kuud oli 10 küünega kinnihoidmine, et selles tempos püsida, et lihtsalt kõik need muud elemendid, kuidas sulle survet tehakse, et see palli liigutamiskiirus, eks see on hoopis teine, mis siin toimub, et kuidagi sa lähed siin sellesse mugavustsooni, teed täpselt sellistel kiirustel, mis sul lastakse teha ja seal on lihtsalt sul nii palju paremaid mängijaid kõrval, et nagu seal kirjeldas ka neid koondislasi ja nii edasi, et sul tahest andmata see tempo tõuseb, et ega Hollandis ma tean ju ise ka, ega seal ei käida metsas jooksma, see kõik tehakse ju palliplatsi peal, see jooksmine ära ja et jah, ma lugesin ka seda intervjuud ja väga palju küsimusi tekkis mulle endale, et okei, mis ta siis tegi? Statistiliselt mängis ta siis sellises Utrecht, U21 on Utrecht. Utrecht, see on nagu karvada, üks kurk läinud. Ja esiliigas, kui eelmine... Utrecht. Kui eelmine hooaeg ta sai veel esiliigas peale, siis sel hooajal esiliigas 0 mängu, 0 väravat, 0 minutit, et sai mängida seal U19 nendega, see ei ole kindlasti see, mille pärast ta sinna läks. Ja tal oli veel pool aastat laenu, aga see on vana hea see koht, mis ta siis ütles, on ju, et otsustati laen varem ära lõpetada. Mis taaskord võite mind parada, minu arust on allaandmine. Minu arust taaskord natuke... Kas on allaandmine või äkki hoopis Utrecht otsustas, et pole vaja nagu? Seal ongi, ma ütlen ka, et ma olen olnud seal Hollandis ja ma tean ju, me käime esindusega, käisime tuublimänge vaatamas ja nii edasi, et see, et sa oled seal U19, see ei tähenda mitte midagi, et mängi, sind tõstetakse üles, mängi seal, tõstetakse sind üles, et sa jääd silma igat pidi, et kui sa annad endast kõik ja sa pead silma jääma, et ma olen ka nõus, et me võime siin ilusaid sõnu ritta panna ja ajakirjandus teha sellest väga ilusa loo, aga
ma tahaks ka näha, et mõni mängija läheb ja võitleb, et ja ma ei tule tagasi, ma võitlen lõpuni seal, et no eks neid on, see Majas ütles ka, et see Stepanovi näide oli hea, eks ole, mis ta siis Himkis, eks ole, et öelda, et unusta ära, sa minuteid ei saa, võitled selle kohe. Ja täpselt, et mis iganes juhtub seal, keegi saab vigastada, mida iganes, võtad 10, igal pool on neid koondislasi ees olnud ja et see täpselt, mis ma juba ennem ütlesin, et see trennitase ongi tänu nendele koondislastele ja headele mängijatele ongi nii kõva ja sina pead nendest parem olema, sa pead andma endast kõik, et kui me koondise mänge nüüd vaatasime, jah, ta on oli, et ta oli juurde pannud kindlasti füüsilises plaanis, aga see sama palli hoidmine, et kui palli kaotas, kas sa tegid endast ikka kõik, et see pall tagasi võita või nii edasi, et noh, need küsimused on õhus ja ma loodan, et need võib-olla kriitilised sõnad annavad temale jõudu tõestada midagi vastupidist, aga ma tahaks näha nüüd seda, et siin Eestis Madis Kalvet, kas sina usud? Tsiteerin Flora seda, et aalumise mitmeid variante välismaal, näiteks Šveitsist ja Taanist, tõsist huvi tunti ka Belgiast, aga Toni soovis tulla tagasi Florasse. Kas sina usud, et või selgitama selle looditi ära, et kuidas saab olla nii, et sul on võimalused väljamaal, aga sa otsustad, tulevad see Flora, võt see on äge koht, vaata, see ei kõla ju. Mina tean, mis seal on. No ma tahtsin öelda sama, see on ma arvan, jah, tahtis tulla koju tuttavasse keskkonda, see kõlab täpselt niimoodi nagu, no ma arvan, kõlab niimoodi, et no see midagi muud ma nagu, ei suuda siit küll nagu välja ridade vahelt lugeda. Ja siis ongi, kui koduigatsuse pärast tuleb jalgpallur tagasi Eestisse, siis kuidas üldse välismaale saad, et ütleme see üks saab vanemaks ja siis tahab minnegi. Siis ma igatsen seda Eesti toitu taga. Hullud, hapurapsast saab selle postiga saata järgi küll, mis siin on. Aga mis mure oligi see, et edasi U21, kui ta siin mängis, ta ei olnud nagu häda silma paistev, et minu lemmikmängid, kurammid, asjad, et on rohkem silma kui varjunud tegelikult minule. Meil viimasel ajal neid seal Hollandis esiliigas nagu käiad seda väga, sest edulugusid on pigem vähe. No Rocco on vist kõige suurem edulugu sealt, ülejäänud on ikka selles mõttes on käinud ja see Sapin tegi toona täishooa, tegi mingi aeg tagasi lõi oma 5 väravat, aga see oli ka kõik jälle, oli kõik ühesõnaga. Go Ahead oli vist juba meisterliigas või? Ei, ta oli esiliigas oli ka. Seal ma mõtlen need Sanderpostid ja et selles mõttes seal ikka on hakkama ka saadud, et kohe nad jäävad ikka pigem sinna nii-öelda 10+ aastat tagus aega. No Vettel on vist hetkel on see, kes justkui on, aga esiliigas 0 mängu 0 minutit ja Eesti meistriliigas tagasi on 2. Ja, siin ei ole nagu midagi muud küll öelda. Järgmine mees, loomulikult, kes muud kui Oliver Jürgens, let's go, on siis mängija sellises kohas kategooria superiore liiga klubis Teuta ehk jutt on Albaaniast ja tema siis läks sinna mis ta on, äkki oli sügisel igatahes. Kas see mingi novembris? Ja kuskil alles hiljuti. Alles hiljuti, mitte väga ammu ta pole läinud sinna. Ja liigas on siis seis selline, et 6 mängu, 0 väravat. Karikas sai nüüd jala valgeks või vastaseks või kuulus KF Vora. Cool. Et aga, Albaania liiga, see mõttes, et mina ei tea, et äge, vähemalt saab teada, uusi klubisid saab teada, mis siin on, et see mõttes on totter liiga kuhu minna, et seal väravid üldse ei lööda, tegelikult. No arvestades ja kus ta kõik läbi on käinud, et siis huvitav raasus. Siis et nüüd maandusid seal, ma tahaks nüüd näha tõesti ma ei tea, värav mängus või mingit sellist statistikat. Värav mängus uuesti seal Albaanias lüüaksegi, meeskond löövadki värav mängus, see on mingi täitsa müstiliselt. Sa ütles ka mingi aeg, et seal vist ei ole kaitsetööle pühendatud nii palju. Üle 10 värava hoojas keegi löö, et see on nagu suht 9 vist maksimum enam vähem. Seda enam. Ei, väga keeruline midagi öelda teadmata seda tegelikku liigataset, sest 18 mängu, kõige rohkem väravaid on löönud Dinamo City, kes on 3. kohal 27. Ja ütleme, kokku on 10 meeskonnast 4 on löönud rohkem kui värav per mäng. See ründaja on täitsa aru saavad kokku minna. Päris keeruline, jah. See statsi on raske teha. Aga vana hea küsimus, Andres Ooper, kas pigem Albaania või pigem Eesti? Hullutaks näha tegelikult. Jah, täpselt sellist keeruline öelda, et ma tõesti, ma ei tea, Albaania liiga
kuidas need euromängud siin on, ega ma arvan, et me oleme võrdsed võib-olla isegi või Kalju vist mitte tuuluta seda. Albaania selle, et üsna sarnased liigad. Ja nüüd sarnased liigad, et no ega see Eestisse nii-öelda jõuad tagasi küll tulla, et mine ja tee, et lihtsalt see on praegu oleks sellisel ära ootaval seisukohal, et mis nüüd saab sellest. Suurim võitja olukorras Jürgen Henn saab minna Albaanias. Jalgpalliliidu rahadega saab käia Albaanias. Mõtlesin mõnus. Mina ise maksma on, jah. Kasper Ruus vaata. Aga Eesti puhul on ka see, et millised Eesti tippklubid oleks valmis võtma teda. See on nagu teine küsimus. Teda ju selles mõttes, et teatakse siinmail ju väga hästi, mis ta on, kuidas on, mis probleemid on olnud. Siis ma ei näe, et mingi Flora Levadia või Paide nüüd talle tormi jookseks. See midagi käis läbi ka, et ega ta on uurinud küll seda tagasi tulemist. Aga seal vist ei ole ka ongi täpselt see, et kas ja mis tingimustel keegi oleks valmis võtma teda ja siis on täpselt see, et kas see roll, mis talle pakutakse, kas talle see sobib, et kokkuvõttes see olukord on selles mõttes keeruline. Ma ei tea, mingi hinne, see on keeruline panna selle, 7 mängu 3 alustamist, trend on just kui normaalne Albaania. Ütleme, et see on nagu tema puhul nagu julgustav, et kui tihtipeale on see, et ta nagu alustab, mängib mingi 4-5 mängu, siis hakkab see minutid vähenema, vähenevad, siis on pingil, tribüünil, ja siis läheb ära, on. Et praegu on nagu see, et ta nii-öelda alustas nagu vist pingilt, siis tuli seal vahetusest, nüüd on saanud nagu, ütleme, see trend on natuke nii-öelda positiivsem võrreldes nagu eelmiste klubidega. Vaatame nii hästi sa mäletad ja teeme siis ütle mulle peale Ulpestil, kus ta mängis. Ütle nende klubide nimed. Mäletad siis? Kas sellised Tunska ja Dreda oli või? Ja siis olid need üks Hispaania 3, üks Hispaania 4. Ma need nimesid tõesti ei mäleta, jah. Oota, mis ma ütlesin, 3, jah? No okei, Hispaanias oli 2 oli. Hispaanias oli 2, üks oli 3 ja üks on 4. liiga, on. 4. sai isegi peale, 3. sai hästi vähe vist mängida, jah. Aga vähemalt mängib, et tore. Mees, kes on nüüd muutunud 16 mängu Tšehhi liigas 900 minutit, aga saldo on 0+0, on Robi Saarma, miks on 0+0, on tehtud Tšehhi maalda sellised, pigem ütleks nüüd wingbackiks, et selline nii palju kui tundub, et siis mängitakse sellist 3-4-3, kui soovite, et igas on parem wingback. Huvitav, et tegelikult on saanud peaaegu iga mänd on alustanud, et mitte ei ole alustanud, iga mänd on peale saanud, et on starte, on vahetusest tulekuid, aga pigem harva jääb täitsa välja. Midagi see kindlasti näitab, on ju. Tšehhi liiga tuletame siis meelde, on ju, selles kuulsas koefitsiendi edetabelis on selline 10. liiga 10. liiga umbes Euroopas, et tegelikult on nagu alahinnatud mõnes, kindlasti Eesti jalgpallifännide seas või spordiinimeste seas tundub selline suvaline koht, aga ma ei tea, kas see Andres Opper, see Robi Saarmast nüüd tuleb selline vaikselt parem kaitse kas saad sa loogikast aru? Selles mõttes saan loogikast aru, kui me võrdleme Sinjavskiga midagi, et selline ründav mängija, tal on hea jalg, hea sööt, tsenderdused, karistuslöögid, ma ei tea, kas teda lastakse karistuslööke või nurgalööke andma, ma ei tea, kes seal ees on, ma ei ole näinud. Aga selles 0+0 on ikkagi naljakas, arvestades, et me ikkagi koondises vaatame, et selline ründatagune ja ootame väravaid. Aga võib-olla see annab temale juurde just, ütleme, kui siin võis viriseda midagi kaitsefaasis tegutsemise osas, siis see võib talle kindlasti juurde anda ja meile koondisele kasulik olla. Et selline jälle äraootav selline, et tahaks teada, kas ta harjub sellega ja kui sa saad ikka kogu aeg mängida, see on juba hea asi, et ründajana jah, sul on vaja numbreid, kaitsjana võib-olla nii palju ei ole seda vaja. Oleme ausalt, eks ole, Saarma puhul me rääkisime ka alati Eestis, kui ta mängis aastaid, mina rääkisin, et nad ootaks rohkem. Et kogu aeg oli see, et tegelikult et ta paneb seal 3-5 mängu ratstist äravat ja tahet sööta, see on vähe. Ja nüüd ei ole seda pinget, tal ei ole. Et nüüd võib-olla mingil määral, eks ole, see, kui sul siit kus sa oled hea dribla ja värki, et see on tore, aga kui sa ikka seda statsi järgi ei tule, siis võib-olla on see allapoole nihutamine ka loogiline, et kui sa Eestis paned 15 ära, siis Tšehhis heal juhul paned 6-7 kaks kord tugevam liiga, siis võib-olla on tore. Kui see nii matemaatiliselt läheb. Ma arvan, et on isegi rohkem 2 kord tugevam liiga. Aga selles mõttes ma olen selle osas nagu nõus, et isegi selle ju wingbackina sul neid ikkagi neid resultatiivseid sööte ja neid peaks ikkagi nagu tulema,
et kui neid ka nagu ei tule, siis võib-olla juhtub ka mingit see, et siis võib-olla sellele positsioonil ei saa ka mängida enam, et tegelikult seal ikka mingit statistikat on vaja teha ja seda vaadatakse, aga samas mis on jälle positiivne, see, et ta nagu mängida saanud, ta ei ole nagu rotatsioonist kordagi nagu välja langenud. Et see vist mingi üks mäng oli, kus oli vaja mingi suurema koormuseta puhkust anda, kuna oli mingi koondise paus oli vahepeal ja siis ta oli palju mänginud. Et see on kindlasti positiivne ja sellega ma olen ka nõus, et ikkagi tegelikult temalt ju oodati ka Eestis seda neid numbreid, suuremad numbreid, et tegelikult oli see, kes oli ju penalteid ja siis tuli sealt tuli väravaid ja tegelikult neid niisuguseid muid olukorra realiseerimise oleks pidanud ikka rohkem olema ja see võib täitsa olla see põhjus, miks ta seal allapoole lükatigi. Ma arvan, saab minuteid, oleksin märgitud hullad, ma panen see 4+ ära. Ja selles mõttes ma olen nõus, et ega meil tihtipeale on ka see, et minnakse välismaale ja siis nüüd ma hakkan mängima, see on see, et ei hakka. Nüüd ma hakkan treenima. Aga tema on nagu mängima hakanud, see on nagu selles mõttes kindlasti positiivne, et ta on nagu rotatsioonis sees ja mängib ja see on nagu... No see on vist see koht, mis on oluline, et mängija liiguks tuhudi raha eest. Et oleks ta võib-olla see, meil on neid mängijad küll, et sa tasuta saad tuhuni ja siis on kuidagi lihtsam öelda, et turet ei, mine ole seal pingil, vahet ei ole, nagu meie kulu on 0, kui sa paned ikka mingi $500,000 mängija eest, siis ikka väga raske südamega tuleb see, et kuule, me lükkame siin tuublisse. Et see vist ikkagi see raha eest liikimine on oluline. On. Kes 4+ sobib, on ja? Järgmine mees, loomulikult nüüd lähme äärtele juurde, kes meil panevad sellises suurepärases kohas Reikja Esiliga. Eesti koondise peaaegu põhimees Jan Jakovlev mänginud 16 mängus 14 on kirjas, saldo 800 minutit, saldo 0+2. On pigem, eks ole selline, ütleme iga mäng on peaaegu 45 mintse saanud, seda siis, mõnikord on vahetus tulnud, enamasti siis kohe teise poole ajal, kus mõnikord alustad. Aga see 0+2 ei ole ju... See on muret tekitav, ütleme nii. Et kaua sulle antakse seda võimalust, olema ausad, et sa oled ründav mängija, et seal võivad need numbrid tõesti statistika varsti saatuslikuks saada. Huvitav, eks ole, tema puhul võib-olla suuremad Jakovlevi fännid mõtlesid, et see on selline peatus enne järgmist kõrgemat, suuremat sammu, et see on siin Reikja Esiliga ainult. Aga võtta näpust tundub, et on selline koht, kus peab võitlema, et ellu jääd. Et nagu peale saada, et jah, tegelikult ma eeldasin ka, et võib-olla see on selline koht, kus tema kiirus äkki pääsebki nagu maksusele, et ta suudabki selle kiirususel midagi ette võtta, ära teha ja silma paista, siis pigem tundub tõesti, et see nagu isegi seal tasemel jääb sellest ikkagi nagu puudu. No selles mõttes muidugi karm, ma ütleks niipidi, et Eesti jalgpalli vaates on see ikkagi karm, ma ütleks, et tegelikult kes sul seal ees on, ta võitleb sellise mehed nagu Anastasius Kritikos, eks ole, meie koondise põhimees, ta on meie koondise põhimees ja siis tal on reaalselt Anastasius Kritikos, see on mingi suvaline on Reikja Esiliga mees. Ma arvan, et Reikja umbes paremast 500 jalgpallurin ja kurat, meie mees alustab tema järel vahetusest, tuleb vahetus, siis kurat. Kui see on niimoodi nagu selle pildi ette maalid, siis see on nagu päris nagu tõesti masendav, ütleme niimoodi. Et ma räägin midagi, et ma ütlen, Anastasius Kritikos on siis nagu see Migo Backhaus ainult teistmoodi. Aga ma ütlen, see Jakovlev saab mängida tema vanus, staatus, kõike arvestades, see on mingi, mina ütleks 3-. Noorte puhul, eks ole, tored panevad, tema puhul ootasime natuke, ma eeldan. Ei kindlasti, ma näht selle, kui oli see, et kuhu ta läheb, siis ikkagi tegelikult ju Eestis ka mingi ülemäära suuri numbreid kokku jäänud nagu. Ei jäänud, aga siiski, ta isegi neid Eesti numbreid ei teel enam seal, et isegi selles osas tagasiminek olnud, jah, ma olen klubi ise, see vist unus mainida on siis Panionios ja see on täitsa eesotsas ka, aga mitte päris esimene ees otsas, et seal on 2 gruppi. Teine mees, kellel enam nii hästi ei ole, mängib siis samat Reikja Esiligas Aleksandr Šapovalov, kuulus klubi Niki. Päike, let's go. Aga mis siis on häda, on see, et Šapovalov viimati mängis üle 6 minuti 1. novembril ja Hooti pole koosseisuski, Hooti on pingil, ehk siis tema stats sel aastal, eks ole, 7 mängu, 1+2, mis ei ole nagu paha, aga tema on ikkagi seisus, kus enam minutid ei tule, aga Soccer Netile ta ütles, et
tema tavatseb ikkagi oma mängu eest võidelda, et tema ei ole see, et ma nüüd tulen Eestisse, Levadiasse või mina tahan võidelda, et no vaatab muidugi aken on alles lahti, kõik võib juhtuda. Aga see peaks ootamatu, et tundus olevat just selline, et on siis käima saanud ja ma siin alati Šapovalov kroondisesse Henn vaata, et selle pärast Henn teab. Suured võidud on jäänud tulemata selle pärast, et Henn on eiranud Šapovalovit, aga no see mõttes jama ikkagi, et eelmine aasta oli tegelikult väga ilusad numbrid ja nüüd siis just like that oled pingil. Mitte ainult pingil, väljas. Satsist väljas, jah, see on jama. Jah, et selles mõttes on ju päris palju on ju küsitud Henni käest ka seal ju pressikad, et noh, kas sa oled käinud vaatamas, kas sa plaanid minna, mis seis temaga on, seda alati on ära ootaval seisukohal olnud, et noh, et kas ja kuidas ja võib olla varsti ja noh, praegu pole midagi vaadatagi, et see on nagu sellega on nii-öelda jälle mehe nii-öelda võimalused ikkagi maha käinud, et jah, tema puhul on ka jälle see, et tegelikult ta ei olnud ju Eestis mingi üübervend, et ikkagi noh, noorena ta oli superstaar ja oli väravaid ja siis oli Saksamaal oli probleem see, et väga nagu seda pressingut ja kaitsetööd ei viitsinud teha on nõrkadele et ega kokkuvõttes ka ei tea, et mis seal Kreekas seal juhtunud on, et võib-olla seal ka, ma ei tea, mänguplaan muutus ja siis mees seal, noh jah, ma ka nüüd ei viitsi nii palju joosta 22 on siis vanust. Treener ei saa asjadest aru. See võib ka muidugi olla, jah. 22 on vanus. Andres Ooper, tule räägi, kuidas ikkagi, mis me Eestis valesti teeme, meil need suured talendid nagu Jürgensid ja Šapovalovid ja asjad, no kohe üldse ei tule, noh, ja varjund ja noh, võtavad kõik need mehed, kes me mõtlesime, et järgmine Andres Ooper näiteks ja ongi mitte keegi ei mängi, mitte keegi neist ei mängi normaalses kohas, olgem ausad. Ma tean, kõik muidugi, kui nad ise tulevad, siis see Reikja esiliiga tase on suurepärane ja ma pole veel näinud jalgpallurit, kes noh, ütleks selle liiga kohta, et kus ma mängin kehv tasemelt. Island 4. liiga, uskumatult hea tase, uskumatult vägev koht ja arvan, et Island 4. liiga klubi päädis esiliigas kinni ja või meistriliiga tase ja blablabla, alati on täitsa ja sa mõtled nüüd selle Tartu ei üleüldse, kas me teeme midagi valesti või me lihtsalt on see asi, et mujal maailmas need Šapovalovid ja Jürgensid on lihtsalt nii palju, et see ongi normaalne, et on 50 Šapovalovit ja neist 47 ei jõua kuhugi. No kindlasti jah, peajagu me keegi nendest kohalikest üle ei ole, nii et jah, võib-olla selline asi ehmatab ära, mõtled, et tuleb midagi liiga kergelt, et võib-olla tõesti ei ole nõus seda tööd siis kohe sisse panema või ma ei oska sulle öelda jah, et ma ütlengi, ise mäletan, kui raske need 2 esimest üleminekut oli, et Eestist Aalborgi ja siis Aalborgist veel Moskvasse. Pärast seda Moskvast juba Hollandisse minnes läks kuidagi väga kergeks see asi, et seal oli piisav põhi juba all, et aga ega ta šokina tegelikult mõjus, aga mõnikord on ka tundnud see, et kui mõni mängi läheb kuhugi, noh, võib-olla mitte kohe nii niisugused suuri glamuurses kohtas, on ka see, et noh, et kuidagi sõnades võetakse ta kui vahepeatust, on ju, aga samas nagu tegudes võib-olla see tipuks jääbki, on ju, et siis kuidagi nagu ei olda nagu võib-olla ise enda sees nagu nii tasakaalus ja osata enda võimeid hinnata või ega mäletan, oli väga raske oli, aga lihtsalt kuidagi tuleb läbi närida sellest ja olla jah, sundida ennast nii-öelda, et ei anna kohe alla. Aga eks see on Treika esiliigas koosseisust välja vajumine, see hinne on raps. Sellist asja ei ilustada ka. Veel üks Treika esiliiga mees, loomulikult Võru parim jalgpallur Karel Mustmaa. Eesti koondiseski debüüdi teinud, oli siis pikalt Portugalis ja nüüd mängib Saloniki Paoti duublis, mis siis saldoks tal on. Tema saldoks 14 mängu, 2 väravat, 2 söötu ja mängib siis enamasti äärena, aga on ta seal tipuründes proovida saanud. Tema puhul, eks ole, mis räägib tema tasuks, võib-olla on see, et 20. Et kui me Jatavlevi puhul 27, ootan võib-olla enamat ja Šapovalov mõnes mõttes juba 22. No, ta ikka mitu aega mängib ka seal liigas juba ja ei, no Andres on juba 22. Ma saan aru, et tänapäeval sa pead olema 16. Meil on Eestis, meil on jälle hakkab peale, kõik on need igavesti noored andekad, vaata, et see mõttes, et ja siis järsku oled 35. Et aga no ma ütlen tema puhul just
Runa on esimene hooaeg seal, minuteid, eks ole, tuleb, kõik on, seni vist on pigem kiidame heaks. Pigem peaks vist ütlema nii, et ja pluss murdis koondisesse, eks ole, ja täpselt, et astumine meeste liigasse nii-öelda ja kindlasti, et küll need nüüd, no loodetavasti lähevad need numbrid ka paremaks, et 14-st 2+2, noh, ega see paha ka ei ole, aga jah. Ja kui sa ei ole päris tippuründaja, vaid sa oled nagu toetav mängija, miks mitte, et anna tuld. No nüüd ise mõtlen ka, kas see oli siis oktoobri hakkan, kui ta esimest korda koondis sai, selleks ka, et noh, üks põhjus, mis sinna läks, oligi see, et ta ise nagu tunnetas, et see on koht, kus nagu ka mängida saaks, et noh, vähemalt seni on see eesmärk nagu täitunud talle. Jah, ma arvan 4, see on hea. Ei löönud jalad ust lahti, pigem on, loeme hetkel ilusaks, aga see on poole aasta pärast paneme hinded ja siis rida on samasugune, siis võib-olla 2008 4+4, jah? Jah, et siis võib-olla ei ole nii hästi. Pool tundi ja me oleme alles 7 mängijat, oh my god. Me peame siin ühel hetkel arvutama, kas me teeme 5-tunnise saate või poolitab. Mattias Käit just kuidagi hirmsa sammu tagasi suvel. Rumeenia suurklubist mingist suvalisse, mingi Šveitsi klubisse üles tõusnud, et noh, see mõttes ta äkki suuremast klubist Saitsmasse. Ma võtan näpust Tun, hetkel Šveitsi liiga liider. Oma roll oli selleks ka Käidil, kes siis noh, kuni 13. vooruni selge põhimees, seda küll üsna madalal mängides, aga kuna tegu Mattias Käidiga, siis peab loomulikult midagi juhtuma. Juhtus see alavigastus ja alates viimane mäng oligi siis novembri alguses, et tema 2 kuud on eemal olnud. Aga tänu temale, kui me saame alati öelda, et näed, tema läks, tänu sellele on klubi esikohal. Aga ma ütlen, et see mõttes, et ootamatult positiivseks kujunes see asi just sellepärast klubi edu pärast, et ainus tõrvatilk on see, et Käit on täpselt selline, et kohe kui hakkab minema, siis midagi juhtub, ja iga fucking kord. Ja mänguaeg oli ka see, et ma mäletan, kui ta läks sinna, siis ütles ka, et ilmselt 2 esimest mängu on sellised, kus ta veel nagu põhis ei alusta, harjub seal selle treeningprotsessiga ja seal nii-öelda elab sisse, et kui siis 3. voorust, siis juba tahaks nagu olla seal põhisel, enam nii ta nagu läkski, et ta hindas nagu suhteliselt realistlikult enda olukorda ja mänguplaanis ka, lihtsalt kes mängib kus number 6 ja ta on ikka nagu päris seal keskväljal ikkagi all seal oma mingi kindlas rollis ja siis mõtlem see oli, kui Hõbe palli võitis, ma rääksin temaga sellest, et kuidas nagu mida nemad teevad siis hästi, et nad tulevad esiliigast nüüd järsku kõrgliigat. Ja see ütles ka, et nad mängivad mängivad nagu hästi intensiivselt, et just nagu vastaste surumis mõttes, et ütles, et Šveitsi liigas mitte keegi teine nagu nii intensiivselt ei mängi, et kõigil on tegelikult nende vastu nagu raske, et seal on see, et temal ei olnud seda, et jooksma peab, et ta oli nagu valmis selleks. Ja just ma täna just mõtlesin, 5 ma arvan on Käit, kiidame jääks, et äge, tundus paberil ei olnud nagu väga äge, aga lõppkokkuvõttes oli täitsa tipp-topp. Kus ma täna just mõtlesin, et huvitav, et tegelikult tahaks Eestisse ka sellist nagu satsi, ma just mõtlesin, et sellist tunnisarnast Eesti liigasse, et üks meeskond, me jooksame kõik üle. Et meil on see Eesti liiga, me räägime siiamaani, et meil varjundid lähevad välismaal, vaatab, oh my god, mis intensiivsus. Tegelikult võiks Eestis sulla selline hoopis teistmoodi sats, mul vahet pole, kas see on Kuressaare või on see Harju või ongi selline, et ongi selline meeskond, kes panebki 9 minutit hullu. Ma mõtlesin, et võiks olla, aga kahjuks ei ole. Meeskond või mees, keda minu lemmik noor tegija loomulikult Sofjan Kuram Let's Fucking Go tegi, mis ta siis tegi on see, et mängib muidu noortes, aga kuna tema esindusmeeskond Berliini Hertha on laagerdab Portugalis, siis sai vahetuses sisse. Mitte, et see nüüd oleks mingi asi, mis näitaks, et nüüd on mingi helge tulevik kindel, aga mingi verstapost sikker, et see tähendab, et kuskil esindusega saab trenni teha, esindusega saab mängida, ja muud ei olegi. Äge, ma ütlen, ja võib-olla ta on kuidagi radari alt läinud niimoodi vaikselt, keegi väga ei räägi, ta ei ole ka siit sinna on ju läinud, vaid on seal üles liikunud, et tänu sellele võib-olla on see natukene nagu selline üllatavam või et järsku nüüd on, murdis põhisse ja nii edasi, et aga selline kuidagi loogilist radapidi on läinud ja ta seal mängib siis seal tuubelmeeskonnas ja regionaalliiga 4 vist on. Jah, see on siis umbes sama liigatase, kus mängib Patrick Tristal.
ja tema saldo seal, ma seda pean vaatama, oli, no ma nüüd ütlen peast siis, et oli, leidsin 13 mängu, 2 ära, 2 söötu, ehk täpselt sama, mis Mustmaa, seal oli 14 et mida ma öelda tahtsin, et stats on minutid ja asju sama palju täpselt, kui on Patrick Kristelil, ainult statistika on ilus. Et on löönud väravaid ja on teinud. Aga noh, tema häda vist on see, et ta vist oleks seal septembris või millal see ikka täiskasvanud koondis olnud, aga siis novembris oli vist oli see äkki. Mingi hetk oli just katki, et siis aga noh, ma ütlen, kes Eesti U21 koondist vaadanud on siin sügisel, noh, oli äge ja põnev mäng ja hirmsasti tahaks seda täiskasvanud koondist näha. Ja kui sa nüüd Berliini Herta, vabandust, seal peale saamine, see on ikkagi, noh, klassi sõprusmängus, see on nüüd märgiline. No kindlasti on. Et noh, see näitab, et sa oled nagu ongi, noh, seda nagu tähele pandud, nagu sinna mõttes ka, et sa tõused nagu ühest nii-öelda astmest teise, on ju, et noh, ilmselt ta on nagu praegu jõudnud sellele tasemele, et ta on seal valmis seda sammu ilmselt nagu tegema, nüüd ongi küsimus see, et kas nüüd seal järgmine pool aastal antakse talle seal seda võimalust seal messias ka proovida või mitte, et nagu, noh, mis räägid ka, iseenda teha. Ja see on siis ema Suure-Jaanist, isa Marokost ja ise Saksa pass on olemas, et see on põnev taust. Ma mõtlen, et siia ma ei tea, kas sa hinnet, paneme, et saab peale, mis ta on 19 aastast, paneme sellise tubli 4+ ära selle regionaalliigas 4. tasemel mängimisest. Markus Soomets võtame näiteks ette. Miks mitte? Markus Soomets siis tegi sellise lükke, et täitsa suvel vist liikus Hollandi esiliigast Norra esiliigasse, mis tundus selline, et noh, miks siis nii, aga lõpuks oli asi selles mõttes loogiline, et stardiga tõusti täitsa ju Eesti liigasse ja Soomets oli siis sellel teisel poolaastal väga kindel põhimees ka. Ja noh, me koondiseski nägime, et justkui noh, et see, mis on koondises tagasi täitsa sellise põhimehena, kiidame jääks. Kindlasti jah, et see mõtled ise ütles ka, et ikkagi see kuidagi Hollandi esiliiga ja Norra esiliiga, et seal kuidagi erinevust oligi, et noh, üks on kuidagi rohkem selline nagu noorte jalgpalli moodi, teine on ikka selline nagu füüsilisem ja selline rohkem nagu meeste jalgpall. Uuesti ma taaskord, sa lähed sinna ja siis kiidad seda, kus sa lähed. Selles, et sa oled ta läinud Norrast Hollandisse, siis kuidas Hollandis vaat noored ja joostaks äge, vaata see, seal vanad on Norra esiliiga, see vanade meeste oma, see Holland, see on see õige asi, vaata. Sa lähed sinna, siis sa kiidad seda. Ma mäletan, Varjund ütles seda selle Hollandi esiliiga 90 kilone vend on sul seljas ja sa pead hoidma palli, et siin ma isegi olen nõus, et see on täpselt sellest vaatenurgast, kus tahetakse sul midagi öelda ja silma. Aga teelt on ju, et Hollandi esiliiga teelt on ikkagi, seal on tuubli satse ja nii edasi, et Norra kindlasti on füüsilisem liiga ja ma arvan jah, esiliigas võib-olla tõesti on see füüsiline veel ekstra, et võib-olla kõrgliigas liigutatakse palli paremini, kuigi ma olen ka kuulnud, et seal on see, et keskväli jäetakse vahele lihtsalt, et pall lendab. Käib üle pea, keskväli on kuskil seal ühele poole, teisele poole. Et jah, eks see olenebki satsist, kuhu sa satud, mis jalgpalli seal mängitakse, aga jah, me nägime tõesti teda seal koondises ja koondises väga ilusad esitused olid, et temale tundus see vahetus oli väga hea. Seal Norras ka, kas ta valiti see mingi kuu parimaks ja mängude parimaks ja ta ikkagi selles mõttes nagu et paistis nagu silma ka seal, et ei olnud nagu nii-öelda üks osa sellest süsteemist, vaid ikkagi oli üks silma paistvamaid mängeid seal võistkonnas. Kui võrdleme näiteks kasi Pulsa Ahmed Adebayo, kes läks samasse koht seisnud lõpuks üldse peale, et lõpuks oli täitsa seal selline pingi sügavustus. Aga no ma ütlen, sellele hinde saab panna vist siis, kui me näeme mida ta kõrgligas teeb. Mida, kas ta saab üldse peale, et noh, seal juba eks ole start, kus vaatad, et noh, siin ikka ju tõid ju mingi kuskilt ikka kadunud poed ja vist tood seal koju tagasi ja sinna, et no ei ole see, et me täpselt sama satsiga lähme. Ei, kindlasti mitte, jah. Aga no ma ütlen, selline tore. No vastu sinna tuuakse neid ründajaid, kes peavad väravaid lööma ja võib-olla kaitseid, kes peavad hoidma ära. Aga pall nagu nii üle käibust vahet on, jah. Et kui ta ikka nii kõva, mees oli järsku ikka harrastatakse temaga. No ma arvan 4- midagi, ikkagi. Siiski Norra esiliiga. Ja just see, et sa ikkagi tõusid kõrgliigasse ju. Rocco Robert Shane, jõuame siis teise Eesti norralaseni. Shane siis läks, tegi ootamatult kõrghüppe, võime öelda ikkagi suvel vist on ju. Et Fredrik Stad ikka suur klubi. Talvel juba oli see. Eelmise aasta talvel, jah, õige. Aga tema OS Aldot siis jäi 28 mängu.
1+6. Et tema puhul ma ei tea, kus me seda poolt aastat sinna tõmbame, et eurosarjas suurt edu ei olnud, aga alates ütleme oktoobri algusest viimased 7 mängu kõik põhis, mis on ju hea uudis. Ja iseenesest ka see söötud number tegelikult on ikkagi ju päris positiivne ja silmapaistev. Ja üks sinu nii-öelda see üks lemmikassi, mida sa alati ka vaatad, on see mängijad turuväärtus on ja. Nii. Et kui ta Fredriksson läks, oli see number 700 000 ja nüüd hooaja lõpuks oli 1,3 miljonit. Et selles mõttes nagu ikkagi... Poole parem. Et ta ikkagi selles mõttes järelikult ikkagi tegi midagi siukest, mis jäi nagu silma seal ja kui ma saan, kui ta ka läks siin Norra, ega siis ju norrakad ju maksid ka omajagu raha ja eesmärk oli kindlasti ju see, et üks on see, et mänguliselt aitaks meeskond edasi, aga teine oli ka see, et teda saaks hiljem vahelt kasuga maha müüa. Et ilmselgelt turuväärtus on tõusnud, siis selles mõttes ma arvan, Fredrikstad on idee töötab, ütleb niimoodi. Mis on halb uudis? Hooaeg oli kehvem kui eelmine kohaliselt meeskonnal. Ma ei tea palju seal. Aga ma ei tea, see on selline, mis me ütleme siis, 5 või? Tubli noor mees. jah, ütleme, selles mõttes tundub, et see kuidagi see klubi jalgpall tal siiamaani läheb natuke nagu paremini kui see koondis jalgpall, et mulje nagu on vähemalt selline, et koondis see kuidagi ühe mängu pealt ikkagi väga nagu oodatakse kogu aeg, nagu tuleks midagi peale, aga see nagu ütleme seal keskväljalt ikkagi pigem jääb seal Käidi ja sihukeste meeste varju praegu ja vaatame siis ka Nike-liiga otsa. Liiga, mis ma mõtlesin, et on Nike-liiga, et on Nike nagu see spordibrand välja, Nike on mingi Slovakkia firma, mis täitsa suur haige pettumus. Kuhu see läheb? Ei reaalselt, ma ütlen, ma olen nii loll mees, et tuleb ja vaata, siis Nike'il seal on selline peal on triips ka, et võib-olla Nike-liiga või ma ei tea, mis on, aga see oli ju, tõenäoliselt Keila parim jalgpallur nüüdseks on ikkagi pole enam Pavel Maarin, vaid on ikkagi Georg Palumets. Ja tema siis 18 mängu, pidev põhimees, see 2+5 võib-olla tema puhul ei ole nii oluline. Et, miks ei ole? 5 sööt on ikka väga hea näite juba, jah? Okay. Me just võtame, kui nüüd võrdle Sheiniga täpselt. Palumets on veel allpool, Sheini number, ütleme siin, jah, me nagu väga ei peatunud sellele, aga 28 mängu peale ja Shein on ikkagi ründav mängija, siis on need numbrid pigem nii-öelda kehvapoolsemad, et seal võiks ikka see parem olla, ma minuteid nüüd täpselt ei tea, mis seal olid, aga aga Palumets on ju tegelikult toetav ja altpoolt tuleb ja neid väravaid seal vahepeal ja sööt ikka tuli. Siin viimased 4 mängu, mis tal olid enne talvepaus, oli siis värav sööt, värav ja siis tuli kaotus Kujaltena. See mõttes, et Palumets Slovakkia liiga taaskord, kui see Bobrežova tuleks mängima meil eurosarjas ütleme kellega, Paidega. Me ikkagi vist ootaks võrdse mängu. Ma arvan. Võime oodata, aga siin oli ka üks eestlastena kindlasti, et oli ju siin 2 suve taga, see oli vist Kurro esimene hooaeg ja me Levadia mängis slovakkidega ja ütleme nii, et ega seal skooriliselt ei olnud kaotus suur, aga see mänguliselt oli see vahe ikkagi suurem nagu. Aga ma ütlen, et Palumets kiidame siis head, 23 on Slovakkias jalad alla saanud ja mis on ju ainult tervitatav. Kindlasti. Pane siis inne mulle. See ongi täpselt see, ma arvan see, et oleks see kõrgemas liigas kuskil, siis võiks ju 5 panna, aga pigem Slovakkia liiga siis võib paneme 4. Mees, kellel on siis õnnetu mees, ma arvan, et talle vist hinnet ei panegi, on Jepihin. Hooaja algus läks puusavigastuse nahka, siis sai 2 mängu teha ja siis tuli hüpeka vigastus ja need 40 minutit ongi siis ainsad, et siin on raske, jah. See on raske midagi hinnata täpselt, et tegelikult on ju ta oli ju ka mees, kes oli ju koondise ringis sees, et võib-olla Mustmaad ja mehed saidki juba sellepärast ka rohkem oma võimalused ja Pihhinit pole olnud siin just aasta aega, on ju. Ja Jepitin puhul, minnes, et ta jäi hirmsasti selle Tristali varju, Tristal oli see haip. Võib-olla ainult nime pärast, et oleks Twitteri Pihhini nime olnud Tristal, võib-olla oleks teistpidal. Mine sa tea. Seal ikka, võt on, et see natuke nimi mängib ka. Aga on see mees ära fikseeritud. Tristalit sai juba mainitud. Tristal siis
no mis on positiivne on see, et noor 18-aastane mees, mis on negatiivne, no ei ole, no seda sai siin natuke lahatud ka, eks ole, et ega seal Kölni duublis vahepeal oli, eks ole, kui ta siin koonduses käis, eks ole, siis vahepeal ju täitsa vajus seal, nagu, külmetati korraks ära, no võitles tagasi, nüüd on olnud viimastes mängudes põhimees, väravad tulevad, kõik on lill ära, Hannes Ooper. 18-aastased see Saksamaa tulevad 4. liiga vanust arvestades veel on okei. Noh, kui oleks 20, siis ma ütleks, et on jama, vaata. 24 on jama. 18, kas on veel okei või pigem ikkagi nüüd tahaks hirmsasti juba nüüd näha, et ta kuskil nagu päris keskkonnas ka midagi teeks. Sest et koondises natuke on seda haipi tema puhul, mina jään ikka selle juurde, iga kord, kui ta tuleb, siis kõik on, oh my god, Kristel, vaata, et ta on meie suur lootus. Ja ta oma energiaga tegelikult annab selleks alust ka nagu, et ja ta toob sinna mängu teelt muutusi ja asju, et nüüd olekski vaja jah, et ka alustame sellest poolaastast nüüd, et ma ei tea, siin talvevaheaega asjad, et kas sa murrad sinna esinduse trennidesse vähemalt, et kas sa saad, et ära anna alla ja pane juurde, ütleme niimoodi, siis oleks soovituste alla. Ja, hästi keeruline case, eks ole, et sul see esindus on nagu nii kõrgel mängib, et see on see mõttes, et sul on variandid, kus sa mängida saad. Sa ei ole Zweite Bundesliga, vaid see kolmandas. Sul on Saksamaa, ütleme, mis ta siis on see 4. tase. See on, ütleme, sa mängid kas Saksamaa 150. klubis laias või siis Saksamaa 10. klubis. Et seal see vahel jääb nagu üüratu vahemik, et see nagu hüppe sinna, et okei, vabandust, küll on 11. siiski tabelis. Aga jah, et selles mõttes võib-olla tõesti, et Bundesliga seisukohast ka, et kas see ei ole jah liiga suur, et võiks see duubelsats võiks olla kõrgemal. Aga samas on jälle see, et kui sa Eesti koondises vaatad teda, samas viimane Küpros mäng on, siis sa kuidagi selle pealt nagu eeldaks, et ta võiks nagu mängida kõrgemal tasemel, aga ongi täpselt, kus see peab just kohe Bundesliga olema, nii et see võib-olla ongi tõesti. Aga seal on treeneritel, nagu me räägime Utrechtist näiteks, et sul on kõrgliiga, sul on esiliiga, sealt võib-olla see liigutamine üles-alla on natuke lihtsam täpselt, et seal hüpata nüüd 4. liigasse on nagu jah, tulla Eesti liigast ja kohe Bundesligasse, et võib-olla seal on see keerukus, et sellepärast olekski vaja murda sinna treeningutele, et sa treenid selle esindussatsiga ja tema pool vist on see asi, mida me muidu võib-olla liialt head ei kiida, tema puhul võib-olla selline laen oleks hea asi. Et selline, et ta saab sellist Saksamaa esiliiga taset. Ma ütlen, see Bundesliga ongi nagu, see tundub nagu, meitsa jabur hüper ja, eks ole. Aga ma ei tea, mis seal vanus aitab kaasa. 3+. Lihtsalt, rahuldab, me ootasime enam, ei saa öelda, et hästi on ju kõik. Eks ta ma olen ise ka ootas et me proovime, et ta on nüüd pingutaks rohkem tänu sellele. Mees, kes siin kahjuks ei tulnud Eestisse, mina ise ootasin eelmise suve võib-olla nüüd suuremaid ootamatuid üleminekuid, loomulikult Portan Vassiut Sloveenia kõrgliigas, mis oli täis what the fuck, kuidas see võimalik on, aga vahetale, let's go. Let's go viirdus siis 4 mängu 120 minutiga, oli siin viivuts töötu ja ta otsustas, et pole aeg veel koju tagasi tulla, vaid läks tagasi siis Al-Shabaab Kuwait meistriliiga seekord. Aga ma ütlen, et palju õnne, ilus parem kliima, mõtle ise, mõtle toks Levaadiasse. Ja vigastuse oht on väga minimaalne. Mõtle ise praegu Viimses, kus külmas hallis olema. Kuule, Levadia, ma saan aru, ei lähe isegi välismaale tänu sellele, et see hall on nii hea. Et on ju, et teen hommikul, teen lõunal, teen õhtul, kui ta on õhtul ei saa, et seal oleme meie ees, aga ei, väga head tingimused on nüüd juba Eestis ka. No ma ei tea, ma paneme, et ta Sloveenias peale sai, see on ju 4, aga ma ütlen, pigem ta ikkagi läks Sloveeniasse eesmärgiga tõusta tagasi koondisse, ma sihid kindlasti suuremad, see 4 mängu, 100 minutit, see on ikka jah, see on nagu pahast tegelikult. Aga et Eestisse ei tulnud. Teine mees, kes on meie kuidagi jalgpalli jaoks kadunud, oleks tahtnud tahaks hirmsasti, et ta teeks midagi muud, on loomulikult Ospitaletto Italiano, Georgi Dunjov, täiesti kadunud mees, mõnes mõttes Andres Ooper teie ajal ju ta oli siin, kui sina veel koondise ringis olid, siis Dunjov oli ju koondises, oli vist? Ja oli ikka, et ta oli selles ringis olemas ja mingid lootused asjad olid, aga tõesti peab sinna kadunud asjade hulka vaatama, et 10 mängus vaikus on seal, jah. Seered C, Girona A, siis on mänginud 10,
on ta pole vahepeal peale, see on 200 minutit on pool aastat, mida on jube vähe, 247 oleme siis varsti täpselt. Ma usun ka, et seal vaadatakse ka ikkagi sinna numbrite poole, et jah. Et... Vana Dunjov on juba 24, täitsa aed lendab, ma mõtlesin, ta lapseohtu veel arra. 24 on juba, jah, see on juba siuke, et võiks ju mängu teha kuskile. Meil on vaata Kossus on ta, ma näen Heigo Kossu jutud vahel, meil Kossus on ta vaata sellised mingi mehed, kes kaovad sinna Itaalia madalamates liigadesse ära, sellised Hugo Erkma ja mingi vennatest tõenäoliselt Eesti meistriliigas võiksid olla ülisäravad, aga Itaalias sul on ju see pass ja seal sees ja kõik on hästi ja parem elu ja kõik on nii. Siis Dunjov tundub, mina ei tea, kui ta on nüüd eluaeg seal Itaalia madalamates liigades seeriat sees laseb, mis ei ole kõrge tase. 24 ka. No mina ütleks küll, et see on selline... natuke just ju mudavustsooni jäämine. Ma just mõtlen, et kas siis enam ei olegi seda eesmärki, et sa võib-olla lähedki nagu elu võtab üle ja elad seal, teenid seal seda oma raha ja mõtled juba oma tuleviku peale, võib-olla Eestiga enam ei seogi miskit koondisesse, sind ei huvita saamine, et seal me ei räägi enam seda saavutussport või võistlustest, et lihtsalt elu on selline juba, et siin varsti kaob sellest meie silmaringist välja. Spal, Rararese, Pescara, Pineto, et nad tegelikult on ägedad klubides ka, trenn läheb allapoole, Pescara oli väga äge minu üks lemmiks täitsa. Me peame üle vaatama, et kas me vaatame neid koondise sellest vaatenurgast üldse. No ma arvan, see seal Itaaliat sees vahetusmees olemine, reaalselt vahetusmees, et viimased novembri lõpust alates on 2 minutit, 14 minutit pingil, 45 minutit, 10 minutit pingil, 12 minutit, et täitsa mõttetu, et see on 2. See on 2. Ma ei tea, nüüd ma teen sellise, kas me teeme raitsed, teeme täna ära või teeme järgmine nädal. ma eeldasin, ma mahutan kõik tunni sisse, aga ma olen tunne. Sa veel küsinud, et mida me veel räägime, sest äkki saad mängida nii kiiresti otsa. Sa võid ette lugeda, et kes meil jäänud veel on. Teeme siis kiiremini, meie raitsed. Joonas Tamm mängib meil Liiga 2, ma ei tea, kas Rumeenia Lielas 2 on, seal põhimees, Margano, ta teenib ka raha, ma tean teisi mängijad, kes siin ikkagi karjääri lõpus läksid Hiina ja Küprosele ja sellistesse madalamatesse kohtades, et aga seal on vahepeal ta oli vigastatud, nüüd pole mängida saanud, et 17 mängus 10 mängida, ega seal ei oska midagi öelda, et koondisest pigem tore. Ja ega sa, just see nüüd võib-olla selle jutu jätkuks ongi, et mis su eesmärk on, et kas sul on, et tahaks veel mängida, kas ma tahaks koondises olla või siis tõesti lähen ja et oleks mõnus lihtsalt elada. Mavretitš ütles väga hästi, et järgmine koht on Aasias, ma naksin ka, et siis mul on hakata nüüd raha turuma, ma pean ikka tulevik ka kindlustama, et Joonas Tamm jalgpallifänn vaatas rahuldav. 3, ta on suures plaanis tubli, kiidame heaks, et saab maja ehitada ja kõik on tore, eks ole. Ei tegelikult kiidame. Ärsku ei tulegi tagasi Eestisse, hea soe. Mees, kes on ju rohkem tšehh kui eestlane, on ju vaikselt Laasi Sinjavski. Mees, Eesti mõnitus, kurat, mis sassi, kuidas raitsjaks tahad, sina pead vait olema, sina ei ütle, kus sa mängid, ütles Andres Hooper näitur see laiast. Kõik panid puid alla, kui Eesti panid puid alla, kuidas sa nõuad, et sa oled vasart raitsi, et mis sul viga on, sinu asi on, sina mängid seal, kus treener ütleb. Ja näe, mees ütles, et kurat, ma lähen sinna klubisse. Olen sinna klubisse, kus ma saan vasart raitsi olla. Läks ja mängis ennast, mängis nii hästi, et keset hooaega. Ta siis 19 mängu, 4 söötu, mingit see jookseb praegu kuskil läbi, et mingi triblandu asjas, mingi Euroopa parim. Ja no juhtus nii, et Bohemians siis müüs ta Ostrava Paanitus. No mis on siis tabeli mõistes läks kehvemasse klubisse, aga Ostrava Paanit on ikkagi selles mõttes, et eurosarja üldiselt, muidu see aasta on neil kõik pekkis, kus tabel lõpus, aga üldiselt nad on ikka euro kohtade eest võitlev meeskond. 29 aastas mängijas pandi, ma ei tea, üle poole milli väideta. No täitsa summa on jama, see mõttes, kui ta oli ikka vahetustiil, eks ole, mingi teine mees liiklus vastu, et laiast astus see on raamatupidamine. See Juventus Barcelona müüsid ka, et Artur 60 milli ja see teine 50 milli ja siis sul on raamatupidamine. Mina sain ikka aru, selles mõttes seal ikkagi oli see, et mingi summa nagu kanti üle ja pluss siis mängija läks veel ka. Kui liigivad mängijad vastamisi, siis see summa on alati saab teha suuremaks. Et umbes raamatupidamist, et kuna seal on osid, et ma natuke võtan samas seda. Oli ka see, et see ju toodi välja, et see klubi, kus Saarma mängib, pakkusi ka 400 000 tema eest, aga see lükkat tagasi, et liiga vähe nagu.
aga no ma ütlen, see on, ma ütleks, et vahet pole, me räägime, kuidas see on natuke isegi uskumatu diil, ütlen ausalt, et loed, et hoiad peas kinni, et vaatad kooti, siis mõtled, paneme see saliste sisse õude vees, vaata, ja siis seal, no ma ütlen, see on 5+, täitsa haige, on öeldud top 10 liiga Euroopas, see mees on nii hinnatud. Täitsa haige. Midagi millestki, mida meie ei tea. Mäng üle meie peade. Kui vaata see Tšehhi liigat, siis ongi, seal on nüüd ju Slavia ja Sparta ja Plzen, et need on 3 suurt on ja siis tegelikult see paanika ongi põhimõtteliselt seal ju enam-vähem järgmine sats tegelikult, et nii-öelda suuruse mõttes nagu, jah. Ehk kuulete, noored jalgpallurid, et kui mingi treener tuleb, ma Ooper ütles, et me mängisin parem kaitses, et ei, mina ütlen, kus ma mängin, ma tahan mängida keskpoolikus, mind huvitav läheb minema. Vaat see on õige asi, kuidas käituda. Ei ole mingid treenerid ei otsusta, kus sa mängid, vaid sina ise. No aga ilmselgelt meest teadis, mida tahtis ja vaatas oma passi ka, et mis ma ikka selle ees rabelen. Tulen allapoole, olen meeskonnale kasulik. Aga kusjuures ongi huvitav, tegelikult ju statistika on paremaks läinud kaitsesse minnes. Et see nagu, ilmselgelt on nagu igat pidi kasulikum, pluss ise ütles ka, et tegelikult need tingimused, mis Paanik pakkus, nii-öelda isiklikud tingimused on paremad need, mida seal Bohemias pakkus. Karjääri nõustaja oli tal väga hea. No oli, et midagi teeb väga õigesti ühesõnaga. Mees, teda me hindada, fikseerime ära, Sjönin Larsen. Mis hinde sa panid? 5+. Sjönin Larsen, viimane poolaasta ei saa öelda, viimasel poolaastal ta oli enamasti Eestis, aga on ta väljamaalane, teda me hindame järgmine kord. Ja temal oli päris keeruline see üleminek, kui hakkame minema, kus ta lennukis sai teada, et treeneri vahetus tuli. Aga on juba mängud algplussist on tehtud. Ja seal me jõuame tegelikult võib-olla seda natuke rääkida, et vaata, et kas sind tahab treener, kas sind tahab klubi, et ka oluline asi, jah? Teda tahtis spordidirektor saada, et mitte see, kes lahti lasti. Jah, täpselt, et... Karol Mets, järgmine mees, pikalt vigastatud, aga kui ta oktoobri keskel terveks sai, siis on olnud igas mängus Sant Pauli põhis. Täitsa müstika. See mõttes on 32 katki ja ikka. Ja see väga mõnes mõttes alahinnatud, kuidas Sant Pauli seda meest hindab. Teine ka, kui ma olen mänge vaadanud olen, et siis ka tegelikult kõik need rünnakud valdavalt algavad läbi tema, ta on ikkagi selles mõttes väga olulise rollis ka seal mänguplaanis, et ei ole ta lihtsalt mingi, ta ei ole seal, et ma olen see kaitse, kes peab seal spaagesi panema ja peab välja võitma, vaid ta ikkagi on nagu kogu selles nii-öelda mängu ehitusskeemist on nagu väga oluline mängija seal, et on nagu ühesõnaga ta on ikka piisavalt suutnud ennast tõestada, et oligi, et terveks sai, ta mängib ja nüüd ta mängibki. Jah, miinus on see, et meeskond on eelviimane. Aga kui me paneme personaalselt, et kui oled vähegi terve, oled Saksamaa kõrgligas põhimees, siis selle poole aasta eest tuleb. No, 5. Suur asi. Ikka 5, see on ikka suur asi, jah. Kes siin järgmine? Kas ma saan ilusa? No suur asi on ta Märten Ruusk. Märten Ruusk Poola kõrgligas, tema on üks neid näiteid, kes eks ole läks madalamale, läks siis omal ajal, omal raudel ajal läks ikkagi Poola esiliigasse, mis tundus, mina olen öelnud Poola esiliiga õudne, et pigem mängi Eestis, aga tema siis taas on selline meeskond tõusis, eks ole, kõrgliigasse poole aastaga on tal kirjas 18 mängu mängitud, temal on kirjas 10 mängu, 662 minutit, Katowice TKS on jah, et ekstra klaasas muidugi tiim on, seal on, selles tabel on muidugi Poola tabel on muidugi lahe, seal on esimene 18, ma võin 10 punkti sisse. No see meil on, 2 tükki, et see esi-4 või esimesed 2 ma võin 4 punkti sisse ja viimased, mis ta siis on, 10-18 ma võin 2 punkti sisse, et Katowice selja taga on, ta on eelviimane 20 punktiga, laiastas ühe mängu võidad, sa oled buum, 10. Kaotad tänad võidavad, siis oled viimane, täitsa haige. No ma ütlen, et Märten Ruusk Poola kõrgliiga pidevalt peal, nüüd vähegi tervist ja kõik on olnud mõned harvad korrad. No mis on oluline, alustame sealt. Alustas hooaega vahetusmehena. Sai võimaluse peale kehva hooaja algust ja peale seda, eks ole, murdis sisse, et tadas põhis set.
mina ei tea, 5-. Tal oli mingi kord, kui ta vahele jäi, see oli täpselt, tal vist laps sündis seal ja siis ta sai seal mingi avavad päevad ja siis oli nagu, et noh, tõenäoliselt on ikkagi, tema on üks näide sellest, kes on seal nii-öelda uuesti võidelnud ennast põhist, et kui seal on usaldatud vahepeal kohalikke, siis selle on pingutanud, tagasi saanud, et ta ikkagi, selles mõttes ta on võitleja, ta Eesti koondise mängus ka näeb, ta on võitleja ja see, ma arvan, iseloomustab väga hästi, mis ka seal klubis toimub talle. Võib-olla selle aasta kõige suurem üllataja Marcin Baskotši, mitte üllataja, vabandust, see suurim õnnestuja. Jupiler Pro League ehk Belgia kõrgliiga, 16 mängu, 3 väravat, Baskotši kendis ülikindel põhimees. No pigem on, eks ole, välja jäänud koosseisust ainult siis, kui ta on olnud trakki. Ma ei teagi, see on, ütleme nii, et siin on juba see küsimus, et vend on juba mõtled, mina juba mõtlen, on aeg järgmiseks sammuks. No ma arvan, selle pealt võib vabalt olla, ega Belgia liiga on ju kõik, kes võtavad noori ja kes müüvad neid ja kui selle aastaga, teise poole aastaga, ma ei tea, tema väärtus on palju kerkib siiamaani, on siis see vabalt võib olla, et suvel keegi pakub raha ja ta müüaksegi edasi, et selles mõttes ju ka eelmine suvi, ma vaatasin, see meeskond ju müüs, ma ei tea, 4-5 mängijat maha, ikka oli seal liikumisel oma jagu, et treener oli esimene, kes läks väga kiirelt minema, et see oma jah, et ootaks samamoodi Maksilt. Aga mina ise peaks selle 5+, selle väravat eest, et täitsa haige ees. Mitte ainult väravat eest. Ei, ma ütlen, see pluss tuleb väravat eest. Pluss tuleb väravat eest, 5 on kaitsmise. Aga mis ongi huvitav see, et ta Šveitsis ju ka eelmine hooaeg oli ka mingid perioode, kus ta võib-olla ei mänginud, seal oli mingisugust, et see, et ta nüüd nagu Belgias kohe nii kindel põhimees on, selles mõttes natuke nagu, tegelikult isegi oli nagu üllatus mõnes mõttes, et aga väga positiivne üllatus, jah. Ei, taaskord ma panen selles, et see väga oluline on, et sind ostetakse. Et sa oled investeering, eks ole. Ega Šveitsist koostit ta ju, otenemist välja, ega see ei olnud ka nii. Aga see, et Šveitslased tegidki rahaks, eks ole. 200 000 rossid, 800 müüsid, on ju. Et see on ikkagi jah, et kui sa oled investeering klubi jaoks, siis saad natukene ära. Ilmselgelt, ma arvan, Gent müüb teda ikkagi mitu miljoniga, kui müüb, jah. Viimsi ei taha. On keskkaitse puudu või? Selliste rahade eest, jah. Neil seisavad, jah, kontol. Ja viimasena, ma ei tea, me vist ei oska hinnata, fikseerime ära, et väljamaal mängib eestlastest, koondise piirimail olevatest eestlastest ka Christopher Käit, kes siis on mina ei tea, see mõttes tore, et ta kuskil Portugali noorte liigades mängib, saab seal mängu aega. Tore. Aga ega see esiliigas ei ole liialt peale saanud, mis on nagu jama, aga tore. Ja siis Igonen Igonen super selles mõttes sooritus, et läks sinna Rootsi, aitas meeskonnal püsima jääda ja sai uue lepingu, et mees siis, kes on see on jah, väga hea. Et see on küll 5+ või 5. 5 jah, kui Baskotši on 5+, siis see on ikka 5. No ta võib ikka oma selles samad meil selles 5+, ta ikkagi sa jätad püsima, mis oli väga keeruline tegelikult seal. See vaata, käisime ruulselt, teeme reklaami kuulsa Viktoriinil, Voolaid ja Siim-Pierre omal ja sa võtad püsiti ka, et 29 aasta mängija, kes mängid 17 mängu. Sa mõtlesid, et see ei saa olla vaata väljak mängija, 17 ja välismaal ja tegelikult vend ondi. Kui meil heina ees ei oleks, meil oleks Rootsi kõrgliga ära, täitsa perses, jumalast okei, super. No ja see jääb ju siia aastasse, kus ta pidi asendama. Mitte siia, eelmisesse. Aga see on ka siis 5 õige valit ja Karl Jakobhein jätame viimaseks. 2 mängu. Nüüd jälle ebaõnnesed. Jah, see lumetorn pidi just nüüd tulema. Aga ma ütlen, et kokkuvõttes 2 mängu. Tegelikult ta ju mängis need mängud hästi, et selles mõttes ta ju... Ma ütlen uuesti, et see Bayern mäng, ta võttis ikka 4 välja ka. Et ta võideti St. Paulit, kes on liigas, eks ole, viimaste seas 1-0, see oli hästi, aga see, et kui sa ikkagi 4 võtad välja, see ei ole hästi. Et ise, kui sa teeb palju tõrjud, siis 4 on 4. Aga jaa, kurat, ma ei tea siin, kellele siin Bayern lõi veel... No ma arvan, see on ikka Bayern on loputanud see hooaeg nagu siin... Teesse tagant väga paljus, et tegelikult ikkagi sai ju ka sealses meedias sai kiita ja seal nagu ei olnud nagu see, et me ise nagu siin Eestis tahame mõelda, et nüüd oli ilgelt hästi. Sinimust-valged prillid. Täpselt, et pigem ta ikkagi jäi nagu seal jäi ka nagu silma. No ta soo tervikuna pool aastaga
108 minutit on vähe, see, ma ei tea, kui tahate selle ilusa mängu 3 panna, luban, aga minu mõttes on raks. Ei no kokkuvõttes ma arvan kaks võib mitte alla ja seal on küsimus, et kas see kaks peab minema sellele agendile, kes ta sinna viis või siis sellele, ma ei tea, mingi Werderi ametnikule, kes rääkis mingi ilusat juttu, et kuule, et ta saab võimalusi siin, et ilmselgelt siin kuskil puhuti hambasse, on ju. Eks siin on natuke veel jäänud, et kas ta jätkab seal või on neil mõtteid selle poole aastaga veel juba minna mujale, et eks agentuuriks siis transfermarti andmetel Wassermann. Ei no ilmselgelt seal nagu ju ka kui Heini koondises käis, see oli ka algus aru saada, et ilmselgelt ta nagu teab, et ta kohe eest võitlema. Siis oktoobris ta oli saanud 2 mängu, väga enesekindel, kui novembris käis, siis oli nagu selge, et et vahet pole, kuidas sa mängid, et nagu nii mängida ei saa, et siis ilmselgelt aru saada, et ta nagu et ta ei teadnud alguses kogu seda nii-öelda kontseptsiooni, mis seal Werderi siis, ma ei tea, treeneritel nagu on, et ilmselgelt talle ei jõudnud õige pilt olukorrast, ei jõudnud temani, jah. No ma ütlen, me paneme mitte India, siis paneme pool aastal, paneme 3 et siis on kõlab ilusam. Vaatame Wassermannis, nõudne agentuur ikka. Seal on, kõige kuulsam mees on seal see Federico Valverde, mis on tore. Vaatan need õudsed Juventus mängijad, kes on refailinud ja suurte raadios. Toin Kopen, Miners on seal kuradi. Weston McKennie, kes kuidagi taha ära minna, õudne. Aga ma ütlen, päris kõvade nimedega agentuur, et see mõttes äge. Aga ma ütlen, selle agentuuri häda võib ka nagu see olla, et seal ongi nii palju neid kõvasid nimesid, et kui palju meie mehega tegeletakse siis. Oleks ikkagi selline Harri Ojamavad. Ei no ma ei mõtle seda, aga ma ei tea, Andres võib oskad ka öelda, et kui seal on, oled mingi väga suurs agentuuris, et kui palju seal siis... Ma pole olnud nii suures, et mingi paaris Hollandi agentuuris olen käinud ja nii edasi ja nii suures vist ei ole olnud, et ei tea ja kui palju sulle, kes sulle antakse, nagu kes sinuga tegeleb, kui palju sa räägid ja et peaks olema selline mõnus usalduslik suhe kindlasti enda agendiga, et kellega, ma ei tea, kas see iganädalaselt pead ju suhtlema, eks see oleneb mängijast ka, kes mõni võib-olla tahab rohkem rääkida ja oma südant puistada või teine võib-olla vähem, et eks sa peadki enda järgi selle võtma. Aga ma ütlen, et loodetavasti meie huvides vist ikkagi oleks see, et ta saad sealt ära. Ja ma loodan, et võib-olla see juhtub ka nüüd juba, me ei tea, kas lastakse, kas otsitakse, ei tea, jah. Ongi täpselt, mida see üldse leping nagu võimaldab, selle peale lepingus on mingi punkt, mis... Eks me ju teame, et Ein tahab mängida, ta on nagu kogu aeg valmis, et nagu ka praegu, et... Jah, oli valmis trumatorm, jah. Ebain, nüüd on vist kõik. Ma arvan, et sai kõik eestlased alla tõmmata. Nii, Andres Ooper, see lõpudis, hooaja algas 0-3 raatusega, tas kriis. Ei, ütleme, tahaks olla... Nõmme Ralju 0-3, mida kuuleta teada mängijad, kes või tähendab, kes ei ole näinud seda mängu, seal oli 100 inimest nägi. Nõmme Ralju 4 leegionäri, kui sina oleksid nõuandja, siis kelle sa neist meeskonda jätaks? Ja, me vaatasime ikka enda järgi, enda asju ja me saime selle Nõmme Kalju päris hästi tegelikult, me mängisime hea mängu ja ma arvan, Nõmme Kalju sai hea mängu meie käest, et jooksutasime neidki oma jagu ja mõned mängijad, mis neil oli seal keskkaitse, see midagi ta jäi silma seal natuke millegiga, aga ma ütlen, mina nägin teda ainult ühe poolaja, ütleme. Mina siin panen asjade lindeid, ma vaatan 2 minutit highlighti ja kohe ütleb spetsialist ära. Et seal oli seal ääremängija, kes meie ees seal jooksis selline wingback, et tegelikult midagi tas oli, aga natuke see koostöö seal jättis võib-olla soovida, aga mingi moment näitas seal kiirust. See keskkaitse oli Camillo Pinillo, Ruuba roondislane, aga ta on kuskilt suht Belgia madalamast liigades, suht suvaline. Aga see vasataid Silvia Lopes, see vist on see, kes on mingi noorte roondises olnud ja möllanud, et see vist on selline CV järgi vaatad, et miks see kaljus on. Ei, selles mõttes seal midagi nägi, aga jälle, me mängisime Viimsi poolt vaadata, päris okei mängu, et kahjuks, ütleme, need 2 esimest väravat me ehitasime ise ja siis selle 3, mis me lasime seal, ma ütlen küll, et kohtunikud hakkasid juba pihta selle hooajaga, et meie mees laseb Spagel, lööb palli ära, vastasest läheb veel pall välja, peaks olema meie väravalöök ja ma ei tea, kus see Fischer või kes
seal selle pendla leidis, et hakkame juba pihta, et tere hommikust, no, et aga okei, nali naljaks. Et me mängisime korralikku mängu, me andsime korraliku lahingu ja selles mõttes aasta esimeseks mänguks, ma arvan, mõlemad said, mis tahtsid, et kõik me mängisime põhimõtteliselt 45 minti. Ja teil oli ka, et sa oled Tartus koosseis. Jaa, täpselt, üks mängija jäi haigeks ja natuke pidime seal manageerima, aga jah, et väga mõnus algusaastale. Vaatan, et ainult eestlased olid. Et meil ja veel välismaalased nüüd hakkavad vaikselt kohale jõudma, et praegu mingeid uudiseid seal ei ole, vaatame ja Robin Kane on tagasi teile hetkeseisuga. Jah, hetkeseisuga teeb trenni meiega ja vaatame, et meil siin jaanuari jooksul tahaks asjad paika loksutada, et kes tuleb, jääb, läheb. Ja kes seal veel siis, legionäridest oli keegi Nikas Zihvarilšvili ja Artjom Martšurtar ja need olid teisel poolel. Jah. Anna, ma ütlen Silvio Lopes, et midagi seal oli siis. Midagi seal jah, et jah, aga keeruline on ja vastast, me vaatasime rohkem enda järgi. Ja Viimsis siis, no see Levadia on sinust mööda rendinud, on seal näha. Levadia no me alustasime. Ei lase meediat trenni, sest seal on nii salajane. See on selline salajane, see on nagu mingi, ma ei tea, KGB. Me alustasime Viimsil noortega, teeme hommikul ennem kooli trenne ja siis nad ei ole veel kohale jõudnud, aga jah, neil vist seal annavad tuld, ütleme niimoodi, et ei oska, ei ole näinud pealt, et ei ole jäänud luurama ja skautima, et hommikul võin minna vaadata. Siis Slava tuleb, paneb sulle. Stop, mul on kood, ma saan sisse. Ma arvan, seal mängijad lähevad joppe üle pea tõmmatud või paberkotid, et ei näeks, kes seal on, sest see on ju kõige hullem asi, kui saab teada, et kes on testimise, see on ju õudne. Siis ei ole. Lõpuküsimus Andres Ooperile. Mis on siis suurim, kuna me lõpetasime Einar, et Hein läks ja sai tünksi mänguaja mõistes. Mis on siis sinu suurim tünd, mis sa oled klubidelt saanud, et lubatakse maha, et ilma torku ja lähed ja siis vaatad, et pead alustama hoopis pingilt. Mul võib-olla ei ole niimoodi, aga ma mäletan, kus ma olin? Torpeedos olin, või kui ma läksin Sunderlandi ja trennis lõin seal 2 väravat, 2 söötu, kõik oli jumala super, aga see vist oli kõik ainult selle jaoks, et saada mingi inglise mäng ja hind alla ja ütleme, kuigi minu need tingimused ei olnud üldse head ja ma nagu ei tundnud ennast otseselt väga puudutatuna, et ma sinna ei saanud, siis loomulikult kui mõtled teistpidi, oleks tahtnud Premis mängida, aga seal oli jah, et see asi oli kuidagi mäda juba eos, et aga seal jah, ma ei tundnud, et ma sain tünga, aga vist olid ja mingid muud mängud mängus. Et aga jah, mänguaja mõttes muud sellist jah, et keegi kuskil oleks midagi lubanud, sellist asja ei ole vähemalt mina kuulnud, et keegi isegi agendid omavahel oleks midagi rääkinud, et ikka ise pead võitlema oma koha eest. Võt. Sul Maidis ka midagi tarka lõpetasuks öelda või tõmbame saatele joone alla? Tõmbame joone alla, tund 12, Neigo jaoks liiga palju juba. See on rekord. Kell on 3:30, ma pole tööpäeva alustanudki veel, ma olen siin Delfi majast ära ööni, mul on tunne. Aga mis seal ikka? See oli seekordne saade. Ja tervitame siis eelkõige Transfermarkti, kes on parim portaal sellise saate tegemiseks. Asendamatu asi. Okei, ma võtsin kõlli üles tööl ja nii ja kuulmiseni. Nägemist. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.